Ehk puusatõsted, väga hea tuharlihaste harjutus, aga siin on päris mitu asja, mida peaks vaatama. Esiteks, see seljatugi siin, kui siit seda tõmmata, see peaks nüüd olema nii kõrgel, et kui sa siia peale lähed ja sirutad, siis sa täpselt maaga paralleelne, et mängid nii-öelda lauda. Ja teiseks, seda nurka saab siit vahetada, et kui sa libised liiga palju maha, siis võib-olla aitab see, et paned selle sirgemaks. Või paned just väikse nurga alla, et seda võid ise proovida, kuidas sa paremini nagu tuharlihases seda harjutust tunned. Nii, seda mainisin, üleval peaksid olema maaga paralleelne, et õlad ei ole väga palju kõrgemal kui põlved. Siis, osa seljast peaks olema siin plaadi peal, kas siis ainult avaluud või võid isegi panna siin võib-olla pool selga, seda võid ka proovida, siin on erinevad versioonid, kuidas seda teha. Nii, siit põlvest peaks olema kas 90 kraadi, või siis mõnel juhul sobib ka, kui on jalad natuke kaugemad, oleneb jälle sinu keha ehitusest ja tuhara ehitusest, mis sulle paremini mõjub. Nii, siis, kui üles lükkad jälle läbi jalad alla, ei pinguta nii palju nende põlvelihastega, üritad mõelda, et surud läbi jalad alla ja surud otse ülesse. Ja siin jälle surud just siit puusast ülesse, ei suru siit kõhust ette ja seljast sisse. Jah, võid pöörad seda vaagent niimoodi, et lükkad just seda puusakontide kohta nii-öelda otse ülesse. Nii, lõugoja rinnal, ära jäta pead siia plaadi peale, ära sellega ennast siin kinni hoia, muidu sul selg läheb niimoodi kõveraks. Nii et pea liigub enam-vähem kaasa. Ja kaks asja ongi. Ei lükka siit kõhust ette seljast kõveraks ja ei hoia ennast peaga kinni, muidu läheb kohe selg kõveraks. Nii, siis võtad selle kangi. Jällegi nagu alati, see takja osa peaks jääma üles, muidu ta hakkab kang hakkab siit ennast välja suruma. Paned siit niimoodi nendest puusakontidest allapoole selle kangi, tõmbad jalad nii lähedale kui saad. Nii, esimene on siuke pool kordust, tõstad ülesse, ronid natukene kõrgemale, paned avaluud siia peale, vaatad, et jalad tuleks enam-vähem 90 kraadi, hopp ja lükkad otse üles just seda kangi kohta. Nagu ütlesin, ei suru kõhtu ette, vaid lükkad kangi kohta ja otse üles, jah, ei lükka ennast sinnapoole kogu aeg. Ei sõida niimoodi kaares siin, surud otse ülesse, põlved kokku ei vaju, kõhust ette ei lähe ja kätega seda kangi ei pea paigal hoidma, lihtsalt avaluudega. Surud natukene jalgadega, et sa siit maha ei libiseks, et hoiad avaluudega oled siin plaadi peal. Puusatõstete õppimiseks, kui kohe kangiga välja ei tule, on väga hea variant ka see kummilint panna. Kui sa paned selle kummilindi siit pealt, siis on natukene lihtsam, sest alguses on siuke tükk tühja maad. Aga kui vähegi jõuad, siis ma soovitaks panna selle siit alt, siis ta hakkab kohe tõmbama, natukene tugevamalt tõmbab ja kummilinti saad alati paika nii, et võtad siit kinni ja tõmbad. Kui sa siit võtad, siis see osa väga ei liigu, nii et võtad siit kinni, paned siit ümber. Jällegi vaatad, et oleks ilusti siit nendest puusakontidest nii-öelda allpool. Ja kõik muud asjad on samad. Põlvest enam-vähem 90 kraadi, seljatugi umbes nii kõrgel, et sa oleksid maaga paralleelne ja surud otse ülesse. Just seda kohta, kus see kummilint on. Ei lükka kõhust ette, et just seda. Ja võid proovida, võid panna natukene kaugemale jalad. Ja kui hakkab näiteks tunned, et liiga palju läheb siia reitesse, siis sa oled võib-olla siit maha libised, nii et võid natukene üles poole minna. Ja kui on selline probleem, et tunned kogu aeg reites, siis võib-olla sa tegid puusatõsteid pärast kükki või mingit muud jalaharjutust, mis seda reit treenib. Hoid ennast siin plaadi peal ja lükkad üles. Kummilindiga on siis kõige raskem osa just liigutuse lõpus, nii et saad harjutada just seda enda sirgeks lükkamist. Nii, et puusatõsted oleks natukene veel efektiivsem, paneks veel rohkem kogu tuharat tööle, siis võid panna sellise kummilindi ümber siia põlvede, ma soovitan panna siia ülesse, et samal ajal kui kangiga teed, siis see kummilind tõmbab su jalgu kokku, aga sina pead sellele kummilindile vastu töötama, et just surud jalgu laiali. Siis läheb ka see tuhara külgmine osa siin töösse, nii et tunned seda harjutust veel rohkem. Nii, üks hea puusatõstete versioon on panna siia näiteks sellise kangi ja ketta abiga või stepipingi abiga, niimoodi, et sa tõstad ennast natuke kõrgemale. Siis pead muidugi selle seljatoe tõstma ka üles, võib-olla isegi lõppasendisse välja, nii et sa oleksid ikkagi maaga paralleelne nagu alati. Mida see kõrgem asend meile annab? See annab seda, et see
amplituud, liigutuse pikkus, mis muidu puusatõstel on selline keskmine, on kohe pikem, et sa saad lasta rohkem alla, op, ja ülesse. Need pikem liigutus on. Lihas töötab jälle rohkem, natukene raskem, et seda tee muidugi väiksema raskusega kui tavalist puusatõstet. Aga see on selline hea versioon, jah, mis laseb siis natukene pikemat seda head harjutust teha.